Õpingutega alustamine võib tekitada palju küsimusi. Kust leida teavet? Kuidas kõiges orienteeruda? Või kelle poole vajadusel pöörduda? Järgnevalt tutvustame teile Tallinna Ülikooli kodulehte keskendudes eelkõige õppeinfolehele. Vaatame, kuidas sinna jõuda ja millist teavet sealt leiab. Kõige parem koht, kust alustada, on Tallinna Ülikooli koduleht. Valige menüüst õpingud, õppimine ja seejärel alamvalik õppeinfo. Õppeinfo lehelt leiab ühes kohas kokkuvõtlikult kõige olulisema info, mida on õppimise ajal vaja teada, alates toetustest ja nõustamisest kuni akadeemilise puhkuse ja eksmatrikuleerimiseni. Õppeinfo lehelt leiate järgmised alajaotused, millele vajutades avaneb täiendav teave. Õppenõustamine. Kui vajate nõu õppimise korraldamisel, millele te kodulehelt infot ei leia, pöörduge õppenõustaja poole. Lehel on olemas kontaktid ja info, kuidas kohtumist kokku leppida. Kui eelistate suhelda telefoni teel, tasub olla kannatlik, sest kui õppenõustaja teie helistamise ajal kedagi nõustab, ei saa ta telefonile vastata, seepärast soovitame saata e-kiri, nii jääb ka suhtlusest kirjalik jälg. Toetused ja stipendiumid. Kui soovite teada, milliseid toetusi ja stipendiume üliõpilastele pakutakse, leiate siit info vajaduspõhiste, erialaste ja tulemusstipendiumide kohta ning juhised, kuidas neid taotleda. Õppekulude hüvitamine. See jaotis aitab mõista, millal tuleb õppimise eest tasuda, kui palju ja mis tingimustel on õppimine tasuta. Võta ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. Kui olete varem õppinud või töötanud valdkonnas, mis kattub praeguse õppekavaga, võib neid kogemusi üle kanda. Lehelt leiate selgitused ja juhised avalduse esitamiseks. Akadeemiline puhkus. Kui soovite õppest ajutiselt pausi võtta, tasub tutvuda siin toodud tingimuste ja protseduuridega. Eksmatrikuleerimine. Kui otsustate õpingud katkestada, saate siit teada, kuidas seda teha ning mis sellega kaasneb. Otsuste vaidlustamine. Kui olete mõne akadeemilise otsusega, näiteks eksami tulemusega, rahulolematu, leiate siit info, kuidas ja kelle kaudu saab vaide esitada. Õppimine välismaal alt. Leiate teavet, millised on õppimisvõimalused partnerülikoolides, kuidas kandideerida ning millised tingimused tuleb täita. Õppimine külalisüliõpilasena Eestis. Kui soovite õppida teises Eesti kõrgkoolis üksikuid aineid, saate siit teada, kuidas toimub registreerimine ja millised on tingimused. Lõputööde juhendamine. Sellest jaotisest leiab teavet lõputööde protsessi kohta, kuidas valida teemat ja juhendajat ning milliseid tähtaegu tuleb järgida. Kui liikuda lehel allapoole, näete jaotist infosüsteemid ja kasutusjuhendid. Siia on koondatud lingid, mille kaudu saab kiirelt ja lihtsalt ligi erinevatele süsteemidele ja neid tutvustavatele juhenditele. Näiteks leiate siit viite õisi kasutusjuhendile, asju tunniplaani süsteemile ning infole, kelle poole pöörduda, kui on mure kasutajakonto või e-posti seadistamisega. Lisaks on siin jaotises võimalik tutvuda näiteks täiskoormuse ja osakoormuse tingimuste, õppekava nominaalkestuse, ainekursuste korduskuulamise või hindamissüsteemiga. Siin on ka info eesti keele ja võõrkeele nõuete kohta, millel peatume lähemalt järgmisel slaidil. Kui esimese õppeaasta jooksul selgub, et ei ole oma erialavalikuga rahul ja mõtlete eriala vahetamise peale, leiate vajaliku info samast jaotisest. Õppekava vahetamine alt. Seal on kirjas, kust alustada, kelle poole pöörduda ning millised tingimused peavad olema täidetud, et saaksite oma õppekava vahetada. Kui kerite lehte veel allapoole, leiate dokumendid ja juhendid ning muu info, mida on hea teada. Usun, et olete õppeinfo lehest ja sellest, kuidas ning millist infot sealt leiab, ülevaate saanud ning võime jätkata eesti keele ja võõrkeele õppe tingimuste ja korraga. Eesti keele ja võõrkeele taseme nõuded. Õpingute lõpetamiseks peab üliõpilane täitma õppekavas kehtestatud eesti ja võõrkeele nõuded, mis on õppekava läbimise ja lõpetamise tingimuseks. Eestikeelsel õppekaval õppiva üliõpilase eesti keele oskus peab lõpetamisel vastama Euroopa keeleõppe raamdokumendid C1 tasemele. See nõue kehtib üliõpilastele, kes on sooritanud eesti keele teise keelena riigieksami või ei ole lõpetanud gümnaasiumi Eestis, näiteks lõpetati gümnaasium Soomes või Inglismaal. Samuti need õppijad, kes ei ole riigieksameid sooritanud ja kelle eelmise taseme õpingute õppekeel ei olnud eesti keel, näiteks kutsekooli lõpetajad, kelle õppekeel kutsekoolis ei olnud 100% eesti keel.
Need üliõpilased, kes õppisid Eestis IB-kaval ja ei sooritanud eesti keele riigieksamit, peavad samuti oma eesti keele oskust täiendama. Nemad peavad võtma ühendust oma õppenõustajaga ning üle küsima, mis ained nad kuulama peavad. C1 taseme olemasolu tõendatakse kas riikliku, Harnos sooritatud C1 taseme eksamiga või ülikoolis läbitud eesti keele C1-2 ainekursusega. Kui üliõpilane on sooritanud Harnost C1 taseme eksami ja ta ei soovi ülikoolis eesti keelt juurde õppida, et oma keeleoskust veelgi parandada, siis on tal võimalus esitada digiallkirjastatud tunnistus oma õppenõustajale, kes teeb tema õppekaardile märke, et see lõpetamistingimus on täidetud. Ainepunkte õppija selle eest ei saa. Kui üliõpilane soovib ülikoolis eesti keelt C1 tasemel juurde õppida, võib ta seda teha. Kõigile neile üliõpilastele, kes peavad eesti keelt õppima, lisatakse kohe õpingute alguses õppekaardile riigikeele süvaõppe kõrvaleriala. See annab ülikoolile märku, et üliõpilane peab lõpetamiseks viisil või teisel saavutama eesti keele C1 taseme. Riigikeelt õpitakse vabaainete arvelt ehk teisisõnu, see täidab vabaainete moodulit. Õppekaardil näeb seda, palju vabaaineid veel kuulama peab, õppekaardi kõige alumises servas korrigeeritud vahena. Kui teie õppekavas on 54 ainepunkti vabaaineid ja te olete õppinud ühe taseme eesti keelt ehk 6 ainepunkti, näete korrigeeritud vahet -48 EAP-d. Kõik eestikeelsele õppekavale vastu võetud üliõpilased, kes ei ole sooritanud eesti keele teise keelena riigieksamit ning on lõpetanud kooli, mille õppekeel ei olnud eesti keel või kus toimus õpe mitmes keeles, peavad sooritama sügissemestri eelnädalal eesti keele paigutustesti. Paigutustesti või riigieksami tulemuse alusel määratakse üliõpilasele õppetase, millelt ta alustab eesti keele õppimist. Paigutustest toimub esmaspäeval, 25. augustil hommikul kell 8 auditooriumis M218 ehk Tallinna saalis. Pane tähele, et eesti keele teise keelena riigieksami sooritanud üliõpilased ei pea paigutustesti sooritama. Nemad jagunevad õppegruppi riigieksami tulemuse alusel järgmiselt 60–67 punkti, alustab õpinguid tasemelt B2-1. 68–75 punkti, alustab õpinguid tasemelt B2-2. 76–90 punkti, alustab õpinguid tasemelt C1-1. 91–100 punkti, alustab õpinguid tasemelt C1-2. Humanitaarteaduste instituudis on õppekavasid, kus on ette nähtud ühe erialase inglise keele kursuse läbimine. Kõik need esmakursuslased, kelle õppekava seda ette näeb, peavad sooritama õpingute alguses inglise keele paigutustesti. Aga ka siin on erandeid. Õppijad, kes on sooritanud rahvusvaheliselt tunnustatud C1 või C2 taseme testi või kelle varasemad õpingud olid inglise keeles või kes on sooritanud erialase inglise keele kursuse ülikoolis, näiteks need, kes eriala vahetasid, ei pea testi sooritama. Erinevalt eesti keelest saab erialasele inglise keelele esitada võtta ning selle eest on võimalik saada ainepunkte. Sellest, kus leiab infot võtta esitamise kohta, oleme juba varasemalt rääkinud. Kõik teised esmakursuslased, kelle õppekava näeb ette erialase inglise keele õppimist, peavad läbima sügissemestri eelnädalal inglise keele paigutustesti. Veel kord, kui õppekavas ei ole erialase inglise keele kursust, näiteks Eesti filoloogia, ajaloo ja Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekavad, ei ole vaja paigutustesti teha. Testi tulemuse järgi määratakse, milline võõrkeelekursus tuleb läbida. Testi saab teha 25. kuni 27. augustini Moodsi keskkonnas. Lisainfot inglise keele paigutustesti kohta leiab stardipaugu lehelt. Nüüd kordame veel kord üle, kelle poole saab üliõpilane pöörduda, kui tekib mõni küsimus või mure. Kui küsimus puudutab konkreetse aine sisu, ülesandeid või näiteks eksami tingimusi, siis tuleks pöörduda otse õppejõu poole. Tema oskab sellistele küsimustele kõige täpsemalt vastata. Kui küsimus on üldisem, näiteks mõni mure, ettepanek või tagasiside õppimise korralduse kohta, siis on olemas üliõpilasesindus, kes seisab tudengite huvide eest. Kui vajate tuge oma õpingute planeerimisel, ei tea, milliseid aineid valida või millal midagi teha, siis tasub kindlasti ühendust võtta õppenõustajaga. Kui aga mure on natuke sügavam, näiteks on teil raske leida motivatsiooni, tekib ärevus või vajaksite emotsionaalset tuge, siis saab pöörduda nõustamiskeskusesse, kus töötavad spetsialistid, kes aitavad ka selliste teemadega.
Ja kui küsimus puudutab stipendiume või õppetoetusi, siis aitab ülikooli õppeosakond. Kui saadate kellelegi e-kirja, siis palun pange teemareale lühidalt, millest kiri räägib, näiteks küsimus ainevaliku kohta või stipendiumi taotlemine. Kirja lõppu kirjutage kindlasti oma nimi, õppekava ja soovitatavalt ka sisseastumise aasta. See teeb vastamise palju kiiremaks ja lihtsamaks. Siin slaidil näete veel kord Humanitaarteaduste Instituudi õppenõustajate kontakte. Kui teie õppekavaks on Eesti filoloogia, Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, kõik spetsialiseerumised ehk inglise, saksa, hispaania, itaalia ja prantsuse keel ja kultuur või vene filoloogia, siis on teie õppenõustaja Helina Puksmann. Kui õpite ajalugu, filosoofiat või kultuuriteadust, siis on teie nõustaja Signe Steinpilm. Aasia uuringute eriala puhul nõustab Alissa Ivanova Jaapani, Hiina ja Lähis-Ida suunal õppijaid. Antropoloogia ja interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste ehk Artes Liberalese üliõpilasi nõustab Siri Saar. Ja lõpetuseks, kui teil tekib mõte ning soov minna välismaale õppima või praktikale, mida me väga soovitame, siis tasub ühendust võtta meie rahvusvahelistumise koordinaator Maris Petersiga. Kõigi nende kontaktid ja ruuminumbrid leiate slaidilt. Pöörduge julgesti, kui tekib küsimusi. Aitäh, et vaatasite seda esitlust ja võtsite aega olulise info läbitöötamiseks. Meie kõigi siiras soov on, et tunneksite end ülikoolis hoitult ja toetatult, ükski küsimus ei ole rumal ja te ei pea kunagi jääma üksi. Küsimine näitab, et hoolite oma õpingutest. Soovime teile edukat, avastusterohket ja inspireerivat õpiaega Tallinna Ülikoolis. Julgust, uudishimu ja rõõmuga siis, kui läheb raskeks, olete õigel teel. Näeme peagi loengutes ja instituudi koridorides.